jõulud on selline aeg, kus tegelikult inimesed üsna tavaliselt ütlevad, et need on nagu perepühad. No jõulud ja aastavahetus üldiselt on nagu sellise nimetuse all. Ja ma ei taha siin praegu rohkem nagu palju ütelda, ainult kaks asja niimoodi viitan. Osadel võib olla see väga ilus ja osadel on see päris valus. Sest et peredega on kõike. Ja oled õnnelik, kui sinu peres on hästi, kui te saate rõõmsalt olla koos, aga aidaku Jumal ka neid, kelledel on tegelikult südames nendel hetkedel valu, sest et eriti pühade ajal see tühjuse tunne vahest tuleb esile ja paljud asjad tulevad meelde. Ja sellepärast tänane õhtu ja selline sõnum, mida ma hakkan jagama, ongi tegelikult perelugudest. Ja need perelood, mida ma täna jagama hakkan, on piiblist. Vaata, piibel on selline tore raamat, et ta räägib meile tegelikult väga avalikult välja kõik. Räägib seda, mis on hästi, räägib seda, mis on halvasti. Ja sellepärast, nii nagu tegelikult elu on ja kiitus Jumalale, et meil ei ole piibel mingisugune lihtsalt mingi klantsraamat, mis on meile nagu kättesaamatu, vaid et siin on lugu tõelistest inimestest ja nende eludest ja tõusudest ja langustest ja kõigest, nagu ikka inimeste eludes on, aga kiitus Jumalale, et meil on tegelikult kes me oleme praeguses ajas elamas, meil on väga tegelikult suur lootus. Et Jumal saab meid aidata ja saab meid tegelikult nagu uude olukorda tõmmata, isegi kui meie olukorrad ei ole siin selles maailmas võib-olla hetkel väga head, siis see lootus vähemalt on, sest Jumal on selleks tegelikult võimeline. Nüüd nii, et enamus pered, kellest ma täna räägin, on Vanatestamendi pered. Ja kõige rohkem muidugi ma tulen Taaveti pere loo juurde, mida ma rääkima hakkan, aga teistele teen niisuguseid lühemaid viiteid, et natukene nagu anda sulle tänasel õhtul sellist mõtteainet, sest ma usun, et valdavalt, kes me oleme, me tunneme neid piiblilugusid, on vaja anda üks väike viide kätte ja sealt hakkab jutlus jooksma. Ja sellepärast, et ei ole vaja kõike rääkida, aga kui meelde midagi tuletada ja kui püha vaim hakkab veel ka tööd tegema, siis on terve hea sõnum ju jälle käes. Nii ta on. Nii et eks nende peredega on tegelikult probleem algusest saadik. Ja olgu see siis meile lohutuseks või kuidas, et esimene perekond ja kohe sünnib tragöödia. Isa ja ema, sünnib 2 poega, üks lööb teise maha. Esimene pere ja rohkem üldse ei ole. Aga vaata, kus kohast tegelikult asi saab alguse ja ka seda on tegelikult väga valus ütelda. Ja see lõikab võib-olla paljudele vanematele väga kõvasti sisse. Vanemad olid süüdi. Vanemad langesid pattu. Aeti Edenist välja. Ja sellepärast on see niimoodi, et me vanematena tahaksime vahest kõigile oma lastele ja järeltulijatel pähe anda, et miks te tublid ei ole. Aga tegelikult on see niimoodi, et see, mida tegelikult meie kanname, seda me anname edasi oma järeltulevale soole. Me anname nagu selle võimaluse, selle stardi või üldse selle pärandi, millega ütleme, meie järeltulijad tegelikult elama hakkavad. Ja selle pärandi Kainile ja Aabelile tegelikult andsid vanemad. Ja sellepärast ja niimoodi, ja eks me näeme sedasi, et ega piiblis on niimoodi, et ega vanematepoolne suu on nagu vett täis. Ega nad seal midagi ei räägi sellel puhul, kui see asi on juhtunud. Seal on täielik niisugune, võiks ütelda niisugune vaikus majas, sest et mida on rääkida? Sest et see jutlus oli kindlasti neile endilegi tohutult karm ja valus, kui nad pidid nägema seda tegelikult, mis sündis ja mis juhtus. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et alguses saadik ja sellepärast on nii, et kui ütleme, et kui me näeksime seda perede pilti, mis on praegusel hetkel maailmas, mis on Eestimaal, mis on üldse maailmas, eks paiguti on paremini peredega, ma mõtlen täitsa riikide ja rahvaste kaupa, kus võib-olla see peretraditsioon on tugevam ja hoitakse nagu paremini asjadest kinni ja ollakse nagu ustavamad ja kõik, aga kindlasti on väga palju valesti ja halvasti. Kindlasti on ka usurahval tegelikult väga palju selliseid asju, mis on perede koha pealt vildakil ja halvasti ja sellepärast on see nii, et kallid, lihtsalt täna oleme issanda ees veel ja see, ma usun, see sõnum on antud nagu selle igatsusega, et midagi veel ära teha. Et palvetame selle pärast. Me juba eile palvetasime, kui oli see palvehommik, et aasta lõpp võiks olla ilus peredes. Sest et meil on, ja ma mõtlen sedasi, et kui me kogudust ma mõtlesin, ma ei suutnud lapsi kokku lugeda, palju me peres on nüüd neid lapsi, keda praegu, noored vanemad kasvatavad. Rääkimata nendest lastelastest ja lastelastest, et sellesse eksid täitsa ära. Ja seda ei ole võimalik kokku võtta ja ei suutnud ma neidki kokku võtta, kes siin praegu me koguduses on käimas oma lastega, sest et igaühe arvugi ei tea täpselt, kui palju seal on neid. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja kõikide nende pärast tegelikult tuleb paluda ja Jumal andis nagu eriliselt ka südamesse, et seda teha.
ja sest, et vaata, eriti on meil nagu nende ees vastutus, kes on praegu tegelikult meie kasvatada. sest et meie peame praegusel hetkel olema need, kes me loome need tingimused ja just ka vanematena, kes me oleme ees minemas, tegelikult peame seda suutma anda. aga nüüd mõned sellised viited lihtsalt nagu, mis meelde tulevad piiblist ja olen siin märkinud endale. Abraham, meie usuisa. No ega tema peres ei olnud kõik väga lihtne. Seal on niimoodi, et et on ju Saara ja siis on ka Haagar ja sünnib ennem see Ismael ja siis sünnib Iisak ja siis tuleb see Ismael ühel hetkel ära saata ja need ei ole üldse niisugused kerged asjad, mida ühes peres tuleb üle elada, aga tuli need asjad üle elada. Ja siis on niimoodi, et järgmise võtame siis juba Iisaki pere. Seal sünnivad, eks, Eesav ja Jaakob, jälle vennad. Nagelevad ju seal. Nemad nagelesid nagu õnnistuste pärast kõigepealt oli, nagu üks õige tore asi. Aga me näeme sedasi, et see tüli läheb ikkagi väga suureks, nii et vennad on tükk aega lahus. Kiitus Jumalale, et nad ikkagi teatud määral lepivad ja kui on ka seal, ütleme, isamatused ja nad on koos ja teatud, ütleme, asjad nagu lahenevad. Aga ega ei olnud samamoodi tegelikult, ei olnud absoluutselt, ei olnud kerge. Ja on seal see Rebecca seal oma plaanide ja nõuannete ja asjadega ja nii, et ega me kõik ei oska ütelda, et miks need asjad just niimoodi läksid, et kas seal see naine suutis seda asja keerata, ma ei taha täna nende naiste kapsaaeda ka väga palju visata, sest et ega seal, ütleme, hakkame veevast pihta ja siis me näeme sageli, et on nagu see kuskil on see, nagu see probleem on nagu väga tugevalt nagu seal. Ega Saaragi ju tegi selle probleemi, sest et tema ettepanek oli see, et kuule, teeme teistmoodi ka. Et miks me siin nii kaua ootame seda lastjad, eks. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja siis on Jakobi pere. Ja seal on muidugi, seal on veel 2 päris naist ja siis need ümardajad ka veel 2 tükki ja seal on see 4 naist ja need võitlevad oma sünnitamistega, kes jõuab rohkem sünnitada ja kuidas nende lastega on ja on selline pere tegelikult, kus on olemas. Ja me näeme sedasi, et ühel hetkel on seal peres ikka tõsine probleem lahti selle Joosepi pärast, et seda kuidagi isa armastab ja kirju kuue selga teinud ja siis on nii, et vennad müüvad ta lihtsalt maha ja et maha ei löönud, eks, jumal hoidis, et teda maha ei löödud, Joosepit oli vaja. Aga kallid, nii see on, et jälle üks perelugu, milline isa südamevalu, et tema kõige kallim poeg, mingi metsloom on maha murdnud teda ja niimoodi see lugu on nagu tema jaoks sellel hetkel. Hiljem jälle see asi nagu laheneb ja lõpeb nagu niimoodi, et ikkagi Joosep on suur pere õnnistus tegelikult nendele. Ja nii ta on, nende perede lood. Siis võime võtame sealt, ütleme veel, võtame Eeli ja tema pojad, preester lausa, eks, ja ei suuda oma poegi kasvatada. On liiga pehme preester ja täidab oma preestiametit küll, aga see lõpp on selline, et tegelikult pojad surevad ühel päeval ja tema ise ka veel, kui selle teate saab, surevad. Ütleme, et kujutad Iisraeli veel, võtad seal sedasi, et Sauli ja tema poegasid ja seal on sama lugu, et näed, Sauli ja ta pojad surevad ja see oli täiesti selge, et isa oli nagu midagi nagu pärandamas. Seal oli niimoodi, et Joonatan oli napilt õnnistuste sisse hüppamas. Aga ta käis kogu aeg seda Taaveti ja oma isa vahet ja ei suutnud valida õnnistust ära. Kallid, Vanas Testamendis, viimaseks kuksest tulin välja, tulid meelde 2 head näidet. Üks oli Rutt, üks Moabi tüdruk, kes suutis hüpata õnnistuste sisse. Jättis oma rahva ja tuli ära. Tuli oma ämmaga, lähen sinna Betlemma. Ja tegelikult üksinda tuli sinna. Või võtame Jeerikust, võtame Rahab, kes tõi terve oma pere tegelikult välja õnnistuse sisse. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et on neid, võiks ütelda neid toredaid näiteid ka, kes ennast ise nagu päästab. Ja sellepärast, kallid, vahest on see niimoodi, et sa ei suuda tervet oma peret päästa. Siis ole nagu see Rutt, tule vähemalt ise ja ära siis kõigi pärast maha jääd, et teised ei tule. Aga kui suudad, siis too kaasa nagu Rahab, et kõik oma lähedased ka kokku ja tuled koos nendega. Nii et peredega lihtsalt on nagu selline lugu. Ja sellepärast näed, ma usun, et vaata need näited täna, Jumala vaim aitab nagu seda, nagu meil kuidagi nagu kohale jõuda, et see oleks meile tegelikult õnnistuseks, et igaüks me saame nagu selle innustuse kätte. Nüüd mina ütlen, mina Joosa perest ei tea, võib-olla on lihtsalt see, et ei ole piiblit hästi lugenud, aga vaata seal Joosa 24 peatükk, kus on 15. salmi lõpp, kus ta pakub välja, et valige täna, keda teenida, siis ütleb, aga mina ja mu pere teenime issandat. Aga ma täna ütlen sedasi, mina ei tea, palju sellel Joosal seda peret oli, teadeks. Et kuidagi nagu see mu silma ees ei ole, kogu aeg on Joosa, aga palju tal neid lapsi või kes see pere tal oli, hea küll, kes teab, võib pärast mulle rääkida, ära praegu vahel ütle. Aga ja sellepärast on see nii, et aga me näeme sedasi, et Joosa vähemalt ütles nii. Uues testamendis tulevad paar niukest head lugu nagu välja. Seal on näiteks, et see Philippi vangla ülem, tema on selline, ütleme, mees,
kes ühel hetkel, kui tema saab päästetud, kui seal Paulus ja Siilas laulavad ja maa väriseb ja kõik need asjad sünnivad, ja siis on see, kas see on Apostlite teod 16 vist või kuskil nii, ma teeks selle kohe lausa lahti, jah. Ja nad on seal Philippi vanglas ja need salmid, ma olen ka märkinud, et need võiks kohe kindlasti ka lugeda, see on 30-34, mida selle kohta võiks lugeda. No siis see valvur tuleb ja tormab sisse ja värisedes on Paulus ja Siila sees maas, ja siis ta tõi nad välja ja ütles nendele siis, isandad, mis ma pean tegema, et pääseda? Ja nemad ütlesid, usu issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere. Ja nad rääkisid issanda sõna temale ja kõigile, kes olid tema kojas, ja vangivalvur võttis nad tol ööl tunnil enda juurde, pesi nende haavad ning otsekohe ristiti tema ja kõik ta omaksed. Siis ta viis nad oma kotta, kattis nende laua ja oli ülirõõmus kogu oma perega ja oli, kes siis olid hakanud kõik uskuma Jumalasse, eks. Kallid, no sellised jõulud võiks ka ju olla. Et sellepärast, et ongi niimoodi, et vaata, kui see pääste tuleb, no jõulud saavad rõõmsaks siis, kui Jeesus tuleb. Kui pääste tuleb, kui kõik tulevad issanda juurde, vaata see on see tõeline rõõm tegelikult, mis olla saab. Ja sellepärast ja teine näide muidugi Apostlite teod 10, kui seal on üks vaga mees seal Kornelius, kes oli vaga tegelikult kogu oma perega ja tema oli ikka selline, kes palvetas ja 10.2, eks, Apostlite teod, vaga ja jumalakartlik koos terve oma perega, jagas rahvale palju almuseid ja palus alati Jumalat. Ja siis on nii, et tema saab endale külaliseks Peetruse. Vaata, nagu ütleme, et see ei olnud sedasi, et ise otsitud mingi jutlustaja, et no kes tuleb jutlustama, et meil huvitavam nats oleks. Ei mitte see, vaid Jumal organiseeris, et kuule, mina läkitan sulle selle apostli praegusel hetkel. Ja tema tuleb, räägib teile ja te kuulake, mida tema räägib. Ja siis oli niimoodi, et ja mis Kornelius tegi, 24 salm ja ülejärgmisel päeval jõudis ta Kaisariasse, Peetrus kõige selle oma saatjaskonnaga, kes järgi tulid. Kornelius ootas neid juba ja oli oma sugulased ja lähemad sõbrad kokku kutsunud. Ja see on, ütleme jälle nagu üks niisugune perepüha, võiks ütelda, mis toimus selles kodus ka, sest kui midagi tähtsat sündimas tegelikult olid kõik koos. Ja sellepärast nii see on. Ma tegelikult vaikselt igatsen sedasi, et no super oleks, kui kogu see rahvas tuleks jõuluajal kokku. No kas seda saab oodata, et jõululaupäeva õhtul näiteks, et see oleks ju super, kui kell 5 tullakse siia kokku. Et kõik ei lähegi surnuaeda küünlaid panema, vaid et tulevad hoopis, et oleme siin issanda sünnipäeva pidamas. No see oleks tohutu üllatus tegelikult. Või ütleme, et see alati see pere ei olegi nii tähtis või mis siin koguduse keskel käib, võib-olla omad lapsed ja süldid ja lauad on tähtsad, ma ei käsi teid, eks. Aga see on mu vaikne nagu unistus, mida natuke välja rääkisin, et võiks ju olla. Ja sellepärast nii, et kallid, lihtsalt me oleme inimestena sellised, et vaata, ja nüüd on nii, et vaata, meie käes on praegusel hetkel nagu need võimalused ja asjad, mis on. Ja sellepärast täna ütlen niimoodi, kui sa jutu räägin, mitte mina ei taha olla sul ütleja, küsi issanda käest, kuidas aastat lõpetada, kus olla, mida teha, kus on sinu pere, kus sa saad ülirõõmus olla, kus on see, kus issand sind tahab külastada, kus ta saadab selle Peetruse sulle, kus on nagu see moment või kus on see Paulus ja Siilas sulle laulmas. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, laulge nii, et see õnnistus oleks, et vangide ahelad langeksid. Ja sellepärast see kõik on ju tegelikult Jumala korraldatud asi, meie ei ole korraldamas. Ega vaata, kui aeg sai täis, siis Jumal läkitas oma poja. Ega meie ei plaaninud sedasi, et Jeesus siis sünnib, me ei teagi seda täpset päeva, millal ta sündis. Me lihtsalt tähistame, sellepärast me ei tea, sellepärast me tähistame, sest kuupäeva pole öeldud, eks. Ja me pole Jeesuse sünnitunnistust näinud. Ja sellepärast on see niimoodi, aga meil on lihtsalt lood on selle koha pealt olemas. Aga tähtis asi ta oli. Ja teate, mis praegusel hetkel on veel üks jant on? Et vaata, paganad jõuavad meist ette. Ega vaata, kuidas ütelda, ja see oli Jeesuse sünni ajal täpselt samamoodi. Targad tulid hommikumaalt, nad tulid ammu juba, sest nad tulid kaugelt. Nad tulid Jeesuse sünniks, nad tulid oma antidega, tulid kummardama. Ja sellepärast on see niimoodi ja meie, ütleme, ma mõtlen seda päris kummardamist, mitte seda tringeltrangelit, mida me pühade ajal teha võime, et lihtsalt oleme nagu selle maailma moodi. Ma saangi aru, et maailma jaoks ongi nagu see, et jätte nõukogude ajal oli niimoodi, et jõulud olid nii püha värk, et ära keelatud. Sellepärast, et nendel oli liiga palju oli selles Jumalat.
ja aga kallid, praegusel hetkel ei ole keelatud, aga sellepärast on see nõnda, et meie võime tegelikult ise väljendada seda, et keda meie kummardame, kuhu me tuleme oma andidega, kuhu me tuleme oma armastusega ja saame seda nagu väljendada sellisel moel. nii et sellised pere mõtted nagu sellised, ma ei ole palju, ma ütlen täna, ma palju koguduse poole peale nagu rõhku selles tänases sõnumis ei saa panna, ei ole plaanis olnud ja ei ole nagu antud ka, aga pisut, näed, nagu olen siin nagu seda ka ütelnud. aga nüüd tulen üsna kohe ka nüüd nagu selle Taaveti loo juurde, ma vaatan, kas siin mõni niisugune pere veel, kes mul kuskil oli. Ütleme, nii palju ütlen kommentaariks veel sedasi, perede lugu on väga tähtis asi. See on vaata nii esimese Timoteuse 3 kui Tiitus 1, kui lugeda sedasi, et vaimulikud töötegijad koguduses, kui neid valiti, siis pidi perega korras olema. Pidi abielus olema, pidid lapsed olema ja lapsed pidid olema veel hästi kasvatatud ja siis võis neid valida koguduses ametisse. nii et ütleme, et see oli otseselt Pauluse juhised, kuidas ta tegi, Paulus oli ise küll, näed, poissmees, ei olnud abielus, eks, aga me näeme sedasi, et kui ta kogudusele neid karjaseid seadis, siis ta, ütleme, neid ülevaatajaid seal seadis, siis ta vaatas sedasi, et kuule, see on targem, kui see on pereinimesed. ja teatud tingimused veel, et liiga noori oleks usus ja mõned asjad veel, mis olid, täna sinna ei lasku, aga ma lihtsalt ütlen selles, et see pere, kui tähtis on tegelikult see perelugu. No nii, ja nüüd, ja nii kui juba oleme siin täna aru saanud, et ega perega alati hästi ei ole, praeguse aja kohta veel ühe niisugused mõtted, mis ma siin kaustikust vaatan ära. Vaata, praegu on jälle see oht, kus tegelikult kistakse nagu vanemate käest laste kasvatamise võimalust ära. Ütleme, teatud mõttes on niimoodi, et tullakse, sekkutakse, palju karistada tohid või ei tohi. Eks, et piibel räägib vitsast ka, aga see maailm praegusel hetkel on niimoodi nagu püsti vahel kõikidel asjadel. Lisaks sellele õpetamise koha pealt. Praegu on enam-vähem meil veel niimoodi, et ikkagi, et meie maal on vanemad ikkagi, vanemad vastutavad ju tegelikult laste eest. Kui laps teeb kurja, siis vanemad saavad karistada, alaealine, eks. Ja kuidas sa siis karistada saad, kui sulle vastutust ei anta. Aga eks need seadused liiguvad selle poole, et vanemate õigusi nagu pärssida, et laps alaealiselt saaks juba ise otsustada igasugu janti oma sugusid ja mined ja süstisid ja kõikesugu värki ja ütleme, et täiesti absurdiks tegelikult see asi nagu sellises mõttes läheb, kui inimene pole veel nagu väljagi kujunenud, hakatakse tegema neid lugusid, aga ütleme, et lihtsalt see on, või siis, et millisest tunnist sa pead kindlasti osa võtma, et on teatud sellised tunnid, et ütleme, ja see ei ole mitte piiblitund koolis, millest tuleb kindlasti osa võtta, seal on ikka teistsugused tunnid, mille kindla peale pead olema kohal. Ja sellepärast on see nii, et me elame sellises maailmas, aga meil tuleb alati tegelikult oma laste eest seista, sest ühiskonna mõtteviis on läbi aegade olnud selline, et see on olnud selline nagu lapsi rööviv, teate mille pärast? Sest lapsi saab suunata, lapsi saab kasvatada. Nõukogude aeg kasvatas oktoobri lapsi. Meile koguduses öeldi, et ärge te neid puutuge. Kui nad saavad täiskasvanuks, siis nad hakkavad oma teed valima. Aga miks nad siis 7-aastaselt nendele need oktoobri märgid rinda lükkasid? Et oodake ikka, et nad täiskasvanuks saavad, kas nad tahavad seda Leninit rinda panna või ei taha. Aga niisugune absurd oli. Ja kogudusi rünnati selle koha pealt, aga teised, nemad teadsid küll, et tuleb poisile õpetada teed, et ta sealt vanas eas ka ära ei lahkuks. Ja nii, paraku see on. Aga olgu nii, nüüd ütleme sellised teatud hoiatused selle koha pealt ka, see on palveteema, mida ma praegu nagu ütlesin, et lapsed oleksid meie kasvatada, et me Riigikogu oskaks niisuguseid seadusi teha, et vanematel lastaks neid kasvatada ja et perekond oleks nagu kaitse all ja oleks prioriteet siin selles maailmas ka just Eestimaal. Nii, aga nüüd, nagu ütlesin sedasi, et tahan minna Taaveti pere juurde üsna kohe. Aga ei, tead, üks selline, ennem üks niisugune lootus, see Taaveti pere lugu on ka suhteliselt kurb lugu. Taavet oli hea mees, aga kurvad lood tegelikult, mis seal peres sündisid. Aga üks selline lootustandev asi ja ma loen selle Efesuse kirjast, mida sain ka täna tuleb lugeda, ja see on Efesuse kirja 2. peatüki seal 14. salmist. Ja sest tema on meie rahu, siin on räägitud Kristusest, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu. Kes me teame sedasi, et siin on juttu juutidest ja paganatest. Ja ütleme, juutide paganatega on niisugune lugu, tead, alguses olid lihtsalt inimesed, siis ühel hetkel tekkisid juudid, sest jumal kutsus ja valis, eks ütleme, ja kes ei olnud kutsutud, need jäid nendeks paganateks. Ja sellepärast, aga ma täna mõtlen niimoodi, et võtame ka seda sama mõtet nagu pere koha pealt. Et osad on perest juba
kes on kutsutud ja valitud ja kes on saanud juba päästetud ja teised on sul peres võib-olla paganad ja nüüd las need vaheseinad langevad ja sest ta on liitnud need üheks ihuks, lõhkunud maha vaheseinad, see tähendab vaenu oma ihu kaudu. Ja sellepärast on see nii, et ega see, ütleme, Kristus võib tuua tegelikult väga tõsist vaenu, aga ta tahab tegelikult seda kaotada peredes. Ta muutus kehtetuks käskude seaduse, et luua need kaks üheks, ainsaks uueks inimeseks, tehes rahu ning lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus, risti kaudu, surmates risti peal vaenu. Ja sellepärast, kallid, see, mida Jeesus ristil tegi, see on niivõrd oluline ja vajalik meile, et rahu tuleks ja et vaen oleks kadunud. Ja nagu praegu me näeme sedasi, et nendest lugudest, võtan Jakobi peret korraks, ütlen sedasi. Jakobi 12 poega. No sellest saab 2 riiki, kes sõdivad omavahel. Juuda ja Iisrael. No tapavad ikka isuga 11 vahepeal nendes sõdades. Me ei hakka täna neid kokku lugema, kui palju neid sõdasid oli nendel omavahel ja kui raskelt see käis. Või oli selle Taavetil selle Sauli sooga seal see võitlemine, järjest oli. Üks rahvas, üks pere võiks ütelda, sellest 12 suguharust tulnud ja sellised olukorrad. Ja siis me mõtleme, et mis siin praegusel hetkel need venasrahvad on ju täna ka võitlusväljal. Ei tea, kas nad jõuluajal teevad selle vahevahele. Ega raske on teha. Sest erineva kalendri järgi peetakse ju jõulusid, ühed peavad uuel aastal ja teised vanal aastal. Ja kumba järgi sa siis seda rahu teed, eks. Ja sellepärast see on täiesti keeruline lugu. Üks teeb ettepaneku, teeme, aga meil pole veel pühasid. 2 nädala pärast tuleb. Ja sellepärast on see sihuke, keeruline värk on tegelikult. See on puhas Jumala ime, kui midagi taolist sünnib, kus tehakse rahu. Kus võib juhtuda niimoodi, et targem annab järele. Ja on nõus nagu tegelikult nagu seda momenti kas või jõulude ajal me issanda auks nagu lubama ja teeme seda. Okei, nii et sellises maailmas me elame, aga Jeesus tuli, et vaenu tegelikult kõrvaldada ja tuua tegelikult rahu. Ja ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugel olijale ja rahul lähedal olijaile, sest tema läbi on meil mõlemal ühes ainsas vaimus ligipääs isa juurde. Ja sellepärast, kallid, ühel päeval saab asi korda tegelikult, ega taevas on niimoodi, taevas on üksmeelne rahvas. Tead, kalendrid on läinud ühte ja kõik on korras ja mingisuguseid probleeme ei ole ja kõik toimib nagu täpselt nii, nagu peab ja Jumala tahe on sündimas. Aga siin maa peal me paraku oleme siin sellises olukorras. Me näeme sedasi, et ei lepi kristlased kokku, ei lepi kogudused omavahel kokku. Kuulsin seda, et Inglismaal oli hakatud praegusel hetkel suure hooga jälle nagu sellised jõulutraditsiooni sellises heas mõttes, Jeesuse sünnipäeva mõttes ülal pidama. Osa kirikut seal, need vanad suured kirikud ründavad, et seda ikka ei tohiks praegu nii peale suruda inimestele, et inimestel ikka peaks olema vabadus selle Jeesuse koha pealt, et ärge selle Jeesusega nüüd selga tulge, tead. Ja elame sellises maailmas, kus tegelikult lihtsalt need asjad on nii, et kui mõtled selle peale, et puhta imelik on see maailm. Aga Jumal võtab siit selle koguduse, kes on ühtne, nii nagu Jeesus ütleb, et mina ja isa oleme üks. Ja sellepärast sinna, ütleme, et me peame olema seal samas ühes ja ei saa me mingisuguse teise variandiga tegelikult, me peame jõudma sellele arusaamisele, selle usu juurde ja sellepärast nii, et kiitus Jumalale, et näed, lootus selle koha pealt, et Jeesus saab sellega hakkama ja igatahes ma ütlen, et kui taevas on pulmapidu, meil on seal väga hea. Sellepärast, et seal mingit probleeme ei ole, seal mingit teisi meelsusi ei ole, nagu mõni ilma pulmariideta veel sinna sai, seega visatakse välja. Ja seal on väga ilus pidu ja selles ei ole mitte mingisugust tegelikult kahtlust. Aga nüüd Taaveti perelugu. Ja see on avalik lugu, sellepärast, et vaata, Taavet on üldse väga niisugune avalik mees ise ka. Ütleme, ta laulud, ta ju valab oma hinge välja seal, räägib kõik oma pattusid ja kahetsusi ja kõiki neid asju ja igatsusi ja palveid ja ütleme, et seda kaudu. Nüüd on niimoodi, et Taaveti poeg Salomon, õpetussõnad, samamoodi, ütleme, väga suur pilt tegelikult seda, mis selle mehe hinges tegelikult elas, et mida ta sai nagu, ma näen nagu õpetuse sõnadest niimoodi, et osa ta sai nagu isalt ja emalt. Et mida ta seal kirjutab, sest et kogu aeg räägib, kuula ka isa ja kuula ka ema. Kui sa niimoodi tähele panna hakkad seda vaatama. Ja siis on osa on tal sellist osa, mida ta nagu ütleme, vaata see tarkus, mida Jumal talle andis, seda tarkust on sinna ka kirja pannud. Nii et sealt leiab nagu ühte kui teist, mida ta sai vanemate kaudu ja mida ta sai ka Jumala käest ja need, et sellepärast ütleme ka õpetuse sõnades on nii. Ja lisaks sellele on meil, ütleme, kuningate raamatud, ütleme, et meil on eesti keeles, ütleme, osa, siin on esimene, teine Samueli raamat, mis räägib ka kuningate lugusid, eks, ja siis on ka ajaraamatud, eks, kus on samamoodi nüüd, ütleme, kui ma räägin Taaveti perest, siis on niimoodi, et me leiame vähemalt nendest kohtadest igal juhul väga, väga selgelt ja hästi Taaveti koha pealt. Ja nii kui ütlesin,
et vaata, ei ole täiuslik värk seal Taaveti peres ka. ja olgugi vaata, üks vastuolu nagu tekib sedasi, et on ju väga selgelt öeldud sedasi, et Taavet oli nii jumala südame järgi, et tegi kõik, mis issand tahab. vaata, ja siis mul oli täna natuke kimbatus, et kuidas ma niisugust jutlust tulen täna tegema, kus ma nagu neid Taaveti miinuseid hakkan võtma. aga ei, ma sain selle asjale nagu pihta ka. seal on vaata selline lugu, tuleb lugeda esimese kuningate 15.5, siis läheb natuke see paika, esimese kuningate 15.5. seal on, ütleme, enam ei ole Taavet, vaid seal on juba Juuda kuningas Abijam, kellega on tegu, ja siis on niimoodi, et tema, selle Abijami kohta on öeldud 3. salm, et ta käis oma isa pattudes, mis too enne teda oli teinud, eks, ütleme, tema siis oli, ütleme, selle Jerobeami poeg, ja tema süda ei olnud siiras issanda ees ja nii nagu oli isal Taavetil, oli olnud, eks. ja siis on nii, aga nüüd on Taaveti koha pealt on öeldud seda, Taaveti pärast üldse see Juuda suguharu püsis, et need kuningad said olla, sest Taavetis oli seda, nii palju seda õnnistust, mida Jumal oli tema kaudu andnud, aga see 5. salm, 15.5, sest Taavet oli teinud, mis oli õige issanda silmis, ega olnud kogu oma eluaja lahkunud kõigest sellest, mis ta temal oli käskinud. aga vaata sinna ette uurija juurde, küll issand ei käskinud minna. vaata, see oli nüüd niisugune, ta tegi kõiki neid asju, mida issand käskis, aga ta tegi vahepeal ka seda, mida issand ei käskinud. ja siis oli niimoodi, et sinna ta ronis ka, välja arvatud on öeldudki, et uurija lugu. ja vaata, see ette uurija lugu, ja nüüd, kui ta selle ära tegi, siis see tõi tegelikult, võiks ütelda, nagu terve rea sinna taha, mis hakkas nagu sündima. ja siin on nüüd niimoodi, et kas see on siis 2. Samueli 12. peatükist, jah, kui see Batsebaga see lugu on juba ära, siis võiks nagu lugeda seda, kui see Naatan tuleb ja toob selle korra seal majja ja räägib kõik asjad välja, nagu päriselt on. ja ma loen siit 9. salmi, kuidas Naatan siis Taaveti ees on seal seda asja rääkimas. mis sa oled põlanud issanda sõna tehes, mis on tema silmis paha? ette uurijal sa lõid maha mõõgaga ja tema naise võtsid sa enesele naiseks. jah, sa tapsid tema ammonlaste mõõgaga. ja sellepärast, kallid, väga tuttav värk. praegu käib sõda ka, võiks ütelda, teise rahva kätega ja teised on sõdijad tegelikult. see on nagu Taavet tegi seda. et kuule, et hea küll, et anname ammonlaste kätte, et küll ära koksavad selle uurija seal meil. ja et mul rahu majas sellest mehest vähemalt. ja olgugi, et veel isegi oma kangelane oli ju tegelikult ja ja kangelaste ritta ta jäi. uurijat ma mõtlen. ja siis on niimoodi, et aga nüüd see tulemus, mida nüüd ütleme, see üks välja arvatud lugu põhjustas. ta ütleb, issand, vaata, ma lasen sinu soost tulla sulle õnnetusi. ma võtan sinu naised su silma ees ja annan su ligemisele ja tema magab su naistega selle päikese paistes. vaata, tegu oli sellise abielurikkumise patuga, ütles, et aga külvasid, aga see tuleb võimendatult praegusel hetkel. sinu sugu lihtsalt teeb seda ja see, kui sina tegid seda nagu salaja ja peidetult ja kuidagi ilusaks püüdsid seda lugu teha, aga nüüd tuleb see koledasti ja avalikult. ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, seda pattu siin kistakse praegu väga avalikult ka meie maal. aga see tuleb kindlasti nagu selle tõttu, et siin on peidetult tehtud seda pattu. ja ma ütlen, aga siis vaadake seda avalikult, seda vastikut asja, mis siin mis teie silmade tuleb, et teil on paha nagu seda vaadata, kui need salajased asjad tuuakse tegelikult päevavalgele. ja siis on niimoodi, et kuigi sina oled seda teinud salaja, teen mina seda kogu Iisraeli ees siis ja päisepäeva ajal. ja siis Taavet tegelikult saab asjast aru ja parandab meelt, ütleb, et ma olen pattu teinud issanda vastu. aga Jumal ütleb sedasi, kuule, et meelt parandasid, annan sulle selle andeks. aga vaata, see pärand oma perekonnas tegelikult jäi. ja sellepärast, kallid, nii ongi meiega. me tuleme ka oma esivanematelt päritud sellest tühisest eluviisist, nagu Apostel Peetrus kirjutab seda. me midagi sealt oleme kaasa saanud. kes natuke paremat, kes natuke halvemat, aga nii kui ma täna veel kord ütlen sedasi, meil on võimalus nagu sellise ruti moodi või Horrahabi moodi või hüpata välja sellest tegelikult, sellest rattast. leida sedasi, et kuule, ikka päris issanda juurde ära. et sellepärast, et Jeesus on nagu tegelikult seda meile praegusel hetkel pakkumas. sellepärast, aga kui me nagu seal väga kõigume ja meil on vahest on see niimoodi, et kuule, sa austa oma isa ja ema, sa ei tohi nagu mingisugust muudatust teha, ikkagi
tuleb teha, meie usuisa juba tuli, jättis oma kõik selle oma kodumaa maha ja läks sinna, kuhu issand kutsus. ja sellepärast, kallid, me peame tegelikult issanda kutsel minema. ja sellepärast kiitus Jumala, ma usun, et Ruti südames oli täpselt see issanda kutse, et lähed sinna Betlemma, sest oli seda tubli naist oli vaja, kes sai sinna Jeesuse sugupuusse ka. ja sinna Taaveti sooli, just väga oluline moment, eks. Nonii, nii et nüüd lähen Taaveti loo nagu sellise nagu juurde veel, nagu isegi siin üsna järjest nagu vaadates, ja ma teen selle lahti nii, et kus kohast me teeme nüüd 2 Samueli algusest teeme lahti. Ja ma võtan niimoodi kiiresti, ma pikalt ei hakka igas asjas süvenema, aga lihtsalt nagu seda pilti toon. Saul sureb oma poegadega ja Taavet võitakse Juuda kuningaks, see on 2 Samueli 2. peatükk ja Taavet on siis Juuda kuningas ja ütleme, et mitte rohkem. Ja on seal Hebronis ja siis ma juhin tähelepanu ühele asjale, vaata, kui ma perest räägin, arva, kui loeme niimoodi, aga nüüd 3. peatükist ma loen seda, on Taaveti pojad, kes sündisid talle Hebronis ja paneme neid nüüd nagu tähele ka. See on 3.2. Taavetile sündis Hebronis, sündisid need pojad. Esmasündin oli Amnon. Ma ei hakka ema nimesid lugema, ei tule hääldus hästi välja. Teine poeg oli Gileab, see Abigail tuleb paremini välja, see oli Abigaili poeg. Siis Absalom oli Maaka poeg, järjekorras on, siis 4. oli Adonia, Agati poeg, ja siis oli Sefatja, Abitali poeg ja Iteram, Elga poeg, mitte Haaga, vaid Eega Elga. Ja mõtleme sedasi, vaata nüüd nende Taaveti poegasid, osad on meil ju niisugused parasjagu tundmatud poisid, eks? Absalomi teame, Amnonit teame, Salomoni teame, ütleme, et osad on nagu need, kes meil seal nagu seal pildi peal kuskil on nagu olemas. Osad nimed on sellised, et kuule, et need Gileabid ja kõik need asjad, nagu praegu nagu kuuled, et niisugused poisid olid ka. Ja ütleme, siin veel, need Salomon veel ei olnud tegelikult, siin nagu, siin kirjas veel ei olnud selle koha pealt, eks. Sest et vaata, see Betseba lugu tuleb ju 2. Samueli 11. peatükis, aga me olime praegu lugesime ainult 2. Samueli 3. peatükist. Nii et sinnani on veel tegelikult aega ja seal kõigepealt ju see üks, kes seal Batsebaga sünnib, see peab surema ja pärast seda tegelikult sünnib veel siis ka Salomon, kui nendest poegadest rääkida. Nii, mis siin Taavet nagu teeb? Ta, ütleme, et alguses seal see 7,5 aastat on seal siis Juuda kuningas, siis ta saab kogu Iisraeli kuningaks, toob laeka tagasi, paar korda läks, aga ära ikka tõi. Ja siis on niimoodi, ja siis ta tahab hakata templit ehitama. Siin tekib selline üks huvitav moment, see on 7. peatükk, kus räägitakse, et Taavetil on nagu rahu ümberringi, ta oli juba parasjagu kõik ära sõdinud seal niimoodi, et tuleb niisugune mõte, et kuule, et ehitaks nüüd Jumalale ühe korraliku templi ikkagi. Ja see mõte on ta peas, ta jagab seda, aga nüüd on niimoodi, et Naatan saab hiljem kohe varsti selle sõnumi, et kuule, mine ütle, et seda asja Taavet ei tohi teha. Ja sest esimesel hetkel Naatan siin 7.3 ütleb, et mine ja tee kõik, mis su südame peal on, sest issand on sinuga. Minul ka on niimoodi ka, et vahest tuleb inimene, toob juurde, ükstapuha, kuule, tuleb need kaupa tegema. Ja tead, ja siis on, ma ikka püüan valvata, et kohe ma ei ütleks, et mine ja tee kõike seda, mida sa praegusel hetkel küsid, siis ma püüan ikka nagu pidurdada ennast sellepärast, et äkki Jumal varsti ütleb teistmoodi on vaja. Ja nii juhtus tegelikult Naataniga ka, Naatan aus mees, ütleb, kuule, et ei, tead, nüüd issand saatis mind tagasi, ütleb, et kuule, sina koda ei ehita. Ja teate, siin on üks vägev õppetund tegelikult ja see on minule väga niisugune tuntud asi. Vaata, nüüd on niimoodi, et mul on sageli ka, tead, igasugu niisuguseid üleskutsed ja asju tuleb. Ja siis mul on väike niisugune probleem, kas tuleb kaasa joosta, kas tuleb teha, kas tuleb minna, kas tuleb olla. Ja teate, mismoodi ma vastuse saan? Issand ütleb, kas ma sulle olen seda rääkinud, et sa minema peaks? Ma ei ole ju sulle rääkinud, mida sa siin mõtled, kui ma sind tahan kuskile saata, et sa midagi pead tegema, ma siis sulle ütlen seda. Aga mida sul teised ümberringi keerutavad? Sa ei pea kõike neid läbi mõtlema, mida teistel on mõtetes ja peas. Sa ei pea nendega tegelema. Ja vaata, Taavet saabki tegelikult nii, siukese vastuse issanda käest. Nüüd mine ütle, ma loeme seda natuke pikemalt ka, mine ütle mu sulasele Taavetile 5. salm, 7.5. Nüüd ütleb issand, kas sina tahad ehitada mulle elamiseks koja? Vaata, kus Jumal ütleb, kas sa tahad mulle maja ehitada? Okei. Oli Taavetil niisugune plaan ju. Aga siis ta ütleb, sest ma pole kojas elanud alates päevast, mil ma tõin Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Jumal oli kogu aeg, võiks ütelda, selles rändavas telgis, kuni täna päevani, vaid olen ma rännanud selles telkelamus ja mul on sellest küllalt olnud. Seaduse laegas oli seal ja kõik oli hästi. Hiljem oli ju vaata isegi see Taaveti telk juba ka ju.
Nonii, nüüd edasi, kuidas jutt läheb edasi? Siis 7. salm. Kus ma ka iganes kõigi Iisraeli lastega olen käinud, kas ma olen sõnagi lausunud mõnele Iisraeli suguharudest, keda ma olen käskinud oma Iisraeli rahvast karjasena hoida ja öelnud, et mispärast te mulle seedripuust koda ei ehita? Siis ma pole ju kunagi rääkinud. Kus sa need mõtted võtsid, et seda tuleb ehitama hakata? Ma ei ole kunagi teil seda rääkinud ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, et see on minule väga kinnitav selle koha pealt, et sageli ma saan sedasi, et selle vastu sisse anda käest, kui ma küsin midagi, ta ütleb, kas ma olen sulle seda rääkinud? Siis ma tunnistan, ei ole, siis okei, siis lõpetame jutud ära. Et sellepärast, et rohkem küsimusi mul ei ole. Ja Taavet ka lõpetas sellega, ta oli nõus, ja siis Taavetile tuletatakse meelde, et mille pärast sa üldse nagu olemas oled. Ja 8. salm, ta ütleb väga, et issand, ma olen sind võtnud karjamaalt lammaste ja kitsede järelt, et sa oleksid vürstiks mu rahvale Iisraelile. Sealt tõin sind, need lambaid ja kitsi juhtisid, aga nüüd panin rahvast juhtima. Ja sellepärast ma lihtsalt võtsin sind selle pärast ja ma olen olnud sinuga kõikjal, ma tahan teha sinust suure nime, võrdse teiste suurte nimedega, mis siin maa peal on. Ja nii, et Jumal nagu räägib ja siis ta muidugi ühe vägeva asja, mis ta välja räägib ikkagi ka. Ta räägib perele õnnistuse. Ja vaata, see on veel ennem seda Batseba lugu. Tegelikult õnnistus räägiti. Aga vaata, Taavet sellel ühel hetkel mängis osa seda õnnistust maha. Ja vaata, ja sellepärast, ega seda juhtub praegusel hetkel ka. Et ma ütlen, et me jumala sulastena mitte keegi ei saa ütelda sedasi, et me oleme nii kindlad, et meie õnnistusi maha ei mängi. Me kõigiga võib seda juhtuda. Ja sellepärast ma olen aukartuses nagu sellise olukorra ees. Ja siin on niimoodi, et isegi selle aasta lõpus on jumala sulaseid, kes on teatud asjades on eksinud. Ja siis teised osad panevad ruttu pasundama. Sa vaata, mis nad tegid. Sa vaata, mis ta tegi. Sa vaata, mis tema ütles. Kallid, ärge minge nende asjadega kaasa. Ja sellepärast see on täiesti tegelikult on see vale. Sellepärast, et see on niimoodi, et kus sa arvad seisvad, vaata, et sa ei kuku ja vaata, kui sa veel selliselt hakkad tegema, kui sa tunned rõõmu teise kukkumisest, siis on seal ikka jumalal parajad tõotused sulle, mis sa tegelikult endale saad. Ja need ei ole head. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et aga me näeme sedasi, et Taavetile antakse õnnistuse tõotus. Su sugu saab olema püsima ja on õnnistatud ja ja nii on, kuni Jeesuseni välja Taaveti poeg sünnib, eks. See kõik läks täide. Aga me näeme sedasi, et osa niisugust asja ta oma peres ja oma eluajal ta mängis ikkagi tegelikult maha. Sellepärast, et ta lihtsalt ühe koha peal tegelikult tegi selle vale asja, mida issand talle mitte ei ütelnud, läks seda teed. Ja nii, et nii ta on. Ja siis talle tehakse selgeks, et poeg ehitab selle ja räägitakse talle kõiki neid tingimusi ja asju, kuidas see hakkab minema. Ja ütleme, et siis tuleb see kohutav lugu, kus ta siis seda Betsebat näeb seal pesemas ja siis ta laseb selle naise kutsuda ja naine jääb rasedaks ja siis ta püüab seda peita, kutsub uurijat, laseb selle uurija siis sõjas surma saada ja see, kõik need asjad sünnivad. Ja nüüd on niimoodi, et põhimõtteliselt ta korraldas oma perekonda, sest et seal öeldi talle kohe välja, et praegusel hetkel mõõk ei lahku sinust. Ja täna me tunnistame sedasi, et ei ole mõõk lahkunud sealt Iisraelist. Ja ei lahku, on öeldud sedasi. Ja sellepärast see on niimoodi, et me nagu tahaksime seda rahu. Iisraeli riik sünnib esimesest hetkest sõjaseisukord kogu aeg siit saadik. Pole kordagi maha võetud. Meie ei ole sellises olukorras elanud nagu Iisrael. Kogu aeg sõjaseisukord, nii kui sündis, ainult sõjaseisukord, mitte teist. Kaevikusse või mitte kaevikusse, vaid nendesse, ütleme, varjenditesse, kuhu nad peitu lähevad, ehitavad oma majadesse need, sellepärast nende elustiil. Eks, ja lihtsalt, et kui on sireen, siis oled peidus, kui ei ole, tuled jälle välja. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt, aga see oli väga tugevalt nagu sellise seosega, mida tegelikult Taavet ka korraldas, lihtsalt oma elulooga, mida ühe niisuguse vale eksimise sammuga ja sellepärast, kallid, olgu see täna meile hoiatuseks, kui see kuidagi meile meelde jääks. Et ärme lugame neid asju, et peame meeles oma järeltulevat sugu. Ärme keera nendele neid käkkesid kokku, et me lihtsalt teeme mingisuguse hetke mõnu pärast või mingisuguse asja pärast, lihtsalt niisugused valed sammud asjad. Aga jumal on armuline. Ütleme, annab Taavetile selle asja andeks ka. Ja isegi sünnib just ja see järgmine kuningas sünnib Batsebale. Taavet rööstis oma naist, see on 12:24 teisest Samuelist. Oma naist Batsebat, läks tema juurde, magas temaga ja naine tõi poja ilmale ja pani temale siis, Taavet pani nimeks talle Saalomon. Ja issand armastas teda ja Taavet läkitas ta prohvet Naatani käe alla, kes issanda pärast nimetas teda Jedidjaks. Niimoodi, et vaata, ja nüüd tegelikult on niimoodi, et kui ma täna seda Taaveti pere peale mõtlesin, siis ma nägin ühte asja sedasi, et oli see
Saalomon oli üks nagu nendest poegadest, kellest üldse nagu Taavet väga hoolitses. siit koha pealt me lugesime, et seal ka sündis ära ja siis vaatas, et kuule, Natan hakkab teda nüüd siin õpetama ja asi hästi. no ikkagi hea õpetaja ka, võiks ütelda, sest et vaata, jumala mees hakkas nagu õpetama ja saadab Saalomoni nagu sinna, et ole seal ja õpi seal. ja nüüd ja sellepärast ja kui ma hakkasin nagu mõtlema nii, et vaata, tal oli nii palju poegasid. no kellega ta tegeles või kellega ta ei tegelenud, ega see jääb meile nagu peitu. me lugesime neid nimesid täna ja osadest, ütleme, me varsti loeme sedasi, et ei vaata otsagi, ei saa mitu aega kokkugi, mis pere see niisugune on, kui võiks ütelda, et tekivad nagu sellised, ja see oli vanematepoolne lugu. see oli Taaveti-poolne lugu, et see nii oli. See ei olnud niimoodi, et pojad ei oleks tahtnud tulla või mitte seda, vaid ja sellepärast on kallid niimoodi, ma praegusel hetkel ütlen, et kallid vanemad, kes me oleme vanemad, väga palju tegelikult sõltub meist. See väga palju tegelikult meist. Malaki raamatus, ta pöörab vanemate südamed laste poole, see on esimeseks. ja teiseks, laste südamed vanemate poole. ja sellepärast on see niimoodi, et vanemad on alati esimeses positsioonis ja sellepärast on see niimoodi, meie käkid on probleemid, aga need meie, ütleme, need pöördumised ja nagu asjade lahendamised on tegelikult väga tegelikult vajalikud, aga vahest vanemate uhkus seda lihtsalt ei luba. Me oleme nii pühad ja toredad, et mis te väiksed hüppate tead, eks te olge vait tead ja lihtsalt teenige. aga kallid, nii see tegelikult ei ole, et täna saame lihtsalt piiblist seda tegelikult õppida. no nii, ja siis on selline, liigun lihtsalt edasi, hakkavad need lood juhtuma, need halvad lood hakkavad juhtuma. seal on niimoodi, et Absalomil on väga ilus õde Taamar. ja siis on niimoodi, et on Amnon, jälle üks Taaveti poeg, see hakkab seda Absalomi, ütleme, erinevatest naistest need sündinud ja see hakkab väga armastama seda Taamarit ja lihtsalt tahab kätte saada, ega muud eesmärki ei olnud, tahtis ära vägistada. lihtsalt kätte saada korraks, kätte saada ja üljata ja siis on keegisugune Joonadab seal, igavene tark, tegelikult väga salakaval ja halb mees tegelikult, kelle kohta on öeldud, et väga tark, aga kurjuses, et et kuule, mängi haiget ja siis olge kahekesi ja vägistada ära ja oledki saanud, mis tahtsid. ja see sünnib ja siis jätab maha. aga nüüd Absalom, kelle õde tegelikult sai niimoodi häbistatud, siis tema tegelikult võtab selle loo ja see puudutas teda nagu väga isiklikult, sest see oli tema õde. ja ta tegelikult on niimoodi, et 22 salm on öeldud siin 13. peatükis, Absalom ei rääkinud Amnoniga ei halba ega head, lihtsalt tuli vaikus. sest Absalom vihkas Amnonit seepärast, et ta oli teinud sellise teo, et ta oli tema õe Taamari ära naernud. tuleb paluda kõigi meie ilusate tüdrukute pärast, et need keegi lihtsalt ära ei naeraks. sellepärast tuleb palvetada täna, kui me räägime. Nad on ju ilusad. ja sellepärast on see niimoodi ja mõnel niisugusel imukal mitte mingisugust muud mõtet ei olegi, saaks ainult ära rikkuda ja ongi kõik. ja sellepärast see on tänase õhtune tähtis palve tegelikult. ja nii, et lihtsalt jäta meelde sedasi. aga mis Taavet tegi sellel ajal? see 21 salm. kui kuningas Taavet kuulis sellest kõigest, siis ta vihastas ainult väga. ja mitte midagi muud ei teinud. lihtsalt vihastas, oli vihane Taavet. aga mitte midagi ei tee. mitte midagi tegelikult ei tee. ja nüüd on niimoodi, Absalom muidugi, kui ta oli selle oma venna seal maha löönud, siis ta esimesel hetkel ei osanud ju midagi muud teha, lasi jalga, põgenes ära. ja siis on, ütleme, tema on nagu omaette pagenduses, Taavet on lihtsalt vihane, ütleme, ja toimub tegelikult nagu selline nagu, kuidas ütelda, nagu asja rahunemine lihtsalt nagu sellisel hetkel ja nagu mitte midagi rohkemat ei ole. Siis on niimoodi, et Absalomi selline põgenemine ja kättemaks sünnib ju alles, ütleme, 2 aasta pärast, eks. et seal 2 aastat oli sellist, ütleme, seda vihavaikust, võib-olla praegu läksin nagu natuke juba ette selle mõttega, eks. sest et siis, ja siit on jälle üks väga selline tugev õppetund, mida õppida, mida ma olen elus ka kogenud. Absalom 2 aastat peab seda oma vaikset seda niisugust viha ja Taavet on ka väga vihastunud ja teatud mõttes harjutakse nagu seal. aga nüüd Absalomil tuleb mõte, et tahaks selle Amnoni ikkagi tegelikult maha lüüa. aga kuidas seda teha? Teeksime ühe peo, kutsuksime sinna kõik kuningapojad ja ta hakkas tegelikult seda pidu korraldama ja ta käis väga tegelikult peale Taavetile. ja siis on niimoodi, et 25 salm lõpeb sedasi, et Absalom käis temale peale, aga ta ei tahtnud minna, vaid andis õnnistuse, ta kutsus Taavetit ka, et lähme sinna. no ega on väga lugu. siis on niimoodi, siis ta ütleb, et väga ma tahan saada Amnonit kaasa, ta tuleks meiega.
noh, sest seda ta tahtis maha lüüa. no käis jälle tegelikult väga käis peale ja nii, et noh, Taavet veel küsib, et mispärast tema peaks sinuga minema ja 27 salm, sest et no eks Taavet ju taipas sedasi. no need vennad ju omavahel ei räägi, mis pittu nad praegusel hetkel lähevad. mis jama see on seal praegusel hetkel, et kuhu nad praegu trügivad siin koos. ja siis ta küsis, et mispärast ta peaks sinuga tulema, 26 lõpeb sellega. aga kui Absalom käis temale peale, siis laskis ta Amnoni ja kõik kuningapojad koos temaga minna. kallid, ma olen elus näinud, kus mul on väga peale käidud, ega sealt midagi head ei ole tulnud. ja ma ei ole suutnud alati vastu panna. ma olen vahest alla andnud, nii kui Taavet. täna tunnistan ka täpselt seda, lihtsalt nii teengi. nii kui Taavet, annad alla, mõni ikka nii võimsalt sul käib peale, et annad alla. aga täna on õppetund, ma tahan endale seda rääkida ja sulle. kui ikka väga hakatakse peale käima, siis mine väga valvele ja ära alla anna. sest seal on mingi jama mängus praegusel hetkel, järgmisel hetkel. ja sellepärast on nii, et saa tugevaks oma sisemise inimese poolest ja meil läheb palju paremini. aga noh, kauplemise peale kõik see sündis ja siis on niimoodi, et ühel hetkel seal annab Absalom käsu, et lööge see Amnon maha ja siis jookstakse laiali ja alguses öeldakse Taavetile, et kõik kuningapojad löödi maha ja aga tegelikult ei ole ja siis Absalom läheb oma pagendusse. ja ta noh, ütleme, sellised olukorrad sünnivad. ja siis Taavet loobub, see on 13:39, kus on öeldud sedasi, et Taavet loobub nagu kõigest sellest Absalomi vastu välja minemast, sest ta harjus sellega, et Amnon on surnud. ta ei lahendanud ka nagu sellist asja. tegelikult oli niimoodi, et kui mingid tülid olid, et kui loeme, no Vana Testamenti, pidi preestri juurde minema ja tunnistajad ja värgid ja asja pidi lahendama. ja vaata, lahendamata asjad on jamad asjad. ja peredes on palju lahendamata asju. ega nad ise ei lahene. me vahest mõtleme, et aeg teeb need asjad korda, ei ta tee tühjagi korda, ise pead korda tegema. ja sellepärast on see niimoodi, et me mõtleme, et teeme korda ja näed, noh, ongi niimoodi. no hea küll, siis hakkab seal üks näitemäng pihta, seal Joab hakkab mõtlema, et kuidas seda Absalomi jälle tagasi tooma, sest osade süda väga kaldus seal Absalomi poole ikka, et kuidas vaata sinuga ikka nüüd niisugune lugu, et noh, et mis sina seal süüdi oled, et sinu õde naerdi ära ja ega see siis nii suur kuritegu ei olnud, et sa selle Amnoni maha lõid ja tead, noh, niisugune õigustatud nagu kaastunnet ju rääkima, et peaks su ikka siia tagasi tooma. no ja siis tuleb see näitemäng, et nagu see üks naine läheb sinna, kes rääkima, et kuule, et on üks selline riiuasi kahe venna vahel lahendada. ja et kuidas seda lahendada ja siis Taavet käib välja, ütleb, et kuule, et mine rahuga koju, et ma ise annan sinu kohta käsu, et kõik asjad lahendatakse ära, et sul nüüd see teine poeg saaks elada ja noh, nagu see lugu siin on. ja siis noh, muidugi tuleb päevavalgele see, et see on Joabi välja mõeldud näidend ja lugu on tegelikult Amnoni koha pealt ja selle Absalomi koha pealt, et see oli see tüli ja et Absalom saaks tagasi tulla ja ja Absalom tegelikult saabki selle loa, et saab tagasi tulla. aga mismoodi see tagane tulemine on? siis on niimoodi, et ta tuleb tõesti tagasi, aga vaata, kuningas ilma alla ta tegelikult ei saa, ta on seal paar aastat või kui palju ta seal on niimoodi, et mitte kordagi ei kohtu. siis ta paneb selle Joabi põllu põlema, et tähelepanu tõmmata ja saab. siis ta saab korraks tegelikult noh, ütleme sinna Taaveti juurde, kus on selline noh, kui siis 33 salm ütleb sedasi, Joab läks kuninga juurde ning jutustas ja siis Absalom tuli kuninga juurde ja kummardas kuninga ette silmili maha ja kuningas andis talle suud. ja siis oli jälle vaikus majas. 4 aastat käib seal mingisugune Absaloni plaanide asjade ajamine. Kalli, ma mõtlen, täna ma räägin aasta lõpust ja perede kokkusaamisest. Neid kummardusi ja suu andmisi ja kuule, päris kokku tuleb saada. päris tuleb kokku saada, mitte niisugust tsirkust teha. ja sellepärast on see nii, et sest et asju tuleb tegelikult lahendada, sellest, et muidu nad plahvatavad nii kui nii. ja sellepärast on niimoodi, sisulist kohtumist ei toimunud. ja sellepärast neid mittesisulisi ei ole tegelikult nagu mõtet teha. ja siis läheb 4 aastat, kui Absalom korraldab selle suure mässu ja siis on see niimoodi, et noh, me teame sedasi, et see lõpeb nii, et alguses Taavet põgeneb, pärast on see niimoodi, et 20 000 inimest langeb Iisraelis ja siis on niimoodi, et Absalom ka saab surma ja siis tullakse sealt tagasi. aga seal ei ole võidutunnet, sellepärast et Absalom on surnud ja Taavet on ka tegelikult on väga, väga leinamas tegelikult oma poega. ja sellepärast, kallid, niimoodi see on, et üks raske tegelikult üks perelugu, meie ilusast kuningast Taavetist. noh, kelles oli nii palju head, aga lihtsalt see, vaata see, ma sain nagu täna selle, et see hoiatav lugu tuleb ära rääkida. on kellelgi valus olnud või ei ole valus olnud, jumal ise seda teab. aga saa nendest valudest üle ja tee tegelikult oma õigeid sammusid. andestada on tegelikult vaja, läheneda on vaja ja vanematel on tegelikult suhelda vaja. ja sellepärast on niimoodi, kellest seal, ütleme, hoolitses siis noh, ütleme, Taavet hoolitses oma poja selle suure Salomoni eest.
kui me hakkame lugema õpetuse sõnugid ja ma lugesin nagu selle pilguga, siis ma vaatasin, tead, ta muudkui kirjutab sedasi, et vaata, et kuule oma vanemate õpetust ja need kaunistavad sind, hakkab see 1, 8 ja 9 õpetuse sõnadest ja teine peatükk jälle pojale ja siis on niimoodi ja mida Taavet tegi, kõik joonised ja materjalid ja töölised ja lauljad ja kõik ta seadis tegelikult valmis, et Saalomonil oleks templi ehituses ka kõik olemas. Ja sellepärast on niimoodi, et ja seal on niimoodi, et 3. salm, jälle mu poeg, hoia neid käskusid ja väga tähtsad asjad, mis ta räägib. Ja siis on niimoodi, et ja ta räägib õiget sõnu, räägib isa karistusest ja asjadest, tundub sedasi, et isegi võib-olla Saalomon sai ka omad karistused kätte. Aga, ja siis on see niimoodi, et ja talle õpetatakse sedasi, et tarkust tuleb otsida. Ja teate, ta on nii ära õpetatud, et ta palub unes ka õige palve. Kas me palume õigeid palveid unes? Saalomon palus. Magas ja õige palve tuli. Tarkust tahan. No mida sa unes palud? Aga tal oli see nii selgeks tehtud, et see on nii tähtis asi. Ja kallid, ma tuli selle koha peal tuli meelde sedasi, et Aleksei Ledev ikka tehti peale teeb, kui on koguduses sünnipäevad. Kutsub ette, ütleb 3 soovi. Tead, see on päris raske, aga see rahvas on juba treenitud, et kui sinna poole lähed, sul peab 3 soovi olema võtta tead, et muidu seda hätta jääd seal, et seda ei ole. No ütled oma 3 soovi ära, siis ütleb põlvili, tead, ja siis on niimoodi, ta on ise lühike mees, siis ta saab käed korralikult peale panna ja siis ta õnnistab ära kõik need soovid ja asjad ja läheb niimoodi. Ja sellepärast, kallid, meil peavad olema soovid valmis. 3 soovi, sellepärast, et tulevad jõulud, mis on meie soovid? Kas see tuleb nagu perega seoses, et oleks midagi nagu oleks hästi nagu korras või niisugune selline. Vaata see õpetuse sõnade 4.3, seal on jälle räägitud sellest, et see on see õrn ja ainus poeg ema hoole all. Vaata, kuidas seal oli Betseba, lõpuks ju ka jookseb. Kui seal ütleme, see Adonia teeb seal oma mässu. Kuule, Taaveti juurde praegu mingi jama, et minu pojakene tead ei saagi kuningaks nüüd või. Et seal mingit teist sätitakse praegusel hetkel. Ja selle õrni ainus oma ema ole all. Ja sellepärast ja vaata see rõhk läks. Ja täna ma ütlen sedasi, oleme nagu Jakobid, kes 12 poega, kõik said õnnistuse. Olgugi, et otsin mõnele, et ma asuga päris nõus ei ole. Aga õnnistan ikka sind, eks. Ja räägin, rääkis igal ühel ütles. Aga me näeme sedasi, et Taavetil juhtus see küll natukese nii, et see kõik läks nagu selle, ütleme, Saalomoni suunal liiga palju selle ettevalmistuse ja üleandmisega. Ta on niisugune noorekene ja nõrgakene. Eks ju viimasena seal sündis ka suhteliselt, eks. Ja sellised momendid asjad. Ja nii, et kallid, näed, selline sõnum. Aga ma ei tohi praegu rohkem rääkida, ma ei lõpeta veel päriselt. Sellepärast, et üks käsk oli mul tänasel õhtul veel, et kuule, et täna palvetame ka. Ja mitte ainult 2 sõnaga, võib-olla 3. Et tõuseme ja oleme veel palves, sellepärast, et vaata see teema, mida me täna oleme rääkinud, siit võtame ka palveteemat ja Veiko tuleb pilli taha, võid hakata mängima ja palvetame praegusel hetkel. Isa, me täname sind, et me tohime praegu tulla perede pärast sinu ette. Ja jumal, me ei taha sedasi, et meie aastalõpupäevad oleksid mingid formaalsed kokkusaamised, kus sisuliselt kokku ei saada ja probleemid jäävad järgi, vaid isa, me täname sind, et me tohime paluda seda, et võiks olla see sisuline kokkusaamine. Jeesus, sinu risti all, sa oled kõik vaenu kõrvaldanud ja sellepärast, isa, me täname sind, et me võime praegusel hetkel paluda seda, et võiksid need imed sündida, et need sünniksid koguduse suunal, kellel on mingisugune trott südames, kadugu need asjad ära, tulgu õdede vendade hulka, et me võiksime üheskoos käia valguses. Isa, me palume samamoodi, et meie peredes võiks olla selline üksmeel ja armastus. Jumal, me täname sind, et sa saatsid oma poja eeskujuks, selle taevase perekonna, isa ja poeg, kes on täiesti tegelikult üks. Ja isa, me palume seda üks olemist. Me issand tahame olla sinus ja me tahame seda, et meie pered oleksid ka sinus, et see oleks üks olemine. Isa, me palume seda, et vanematel ei oleks pretensioone oma laste koha pealt ja lastel ei oleks pretensioone oma vanemate koha pealt. Isa, me palume see, et need asjad võiksid langeda, et oleks üks selline tõeline andeks andmine, et võiksid tulla ühed tõelised ilusad pühad. Isa, me palume seda, et see oleks nagu seal nagu Filippis oli see vanglaülem, kes oma perega sai päästetud või oli nagu Korneliuse koda, kus kõik on ristitud ja kus kõik on tegelikult rõõmsalt koos. Isa, me täname sind, et me tohime praegusel hetkel lihtsalt seda armu paluda. Isa, me täna palume andeks kõik need oma rumalused, mis on meie peredele andnud halba pärandit, mis on tulnud meie esivanematest, mida olen isiklikult teinud
või mida meie oleme isiklikult teinud. et isa, me palume lihtsalt seda armu, et ärgu need meie miinused, olgu meie lapsi lõhkumas ja järeltulevat sugu lõhkumas. isa, me lihtsalt palume praegusel hetkel armu. kata Jeesuse verega. isa, me palume, et meie lastel ja lastel oleks otsustavust hüpata välja ja minna seda oma õnnistuste teed, nii nagu sina tegelikult tahad juhtida. isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et me võime seda paluda. jumal, me palume sinu kaitset ja varju meie lastele siin selles maailmas. kui selle maailma õpetused ja meelsus on läinud, mis on vale, ja sellepärast, jumal, me palume seda, et hoia sina neid kõige selle rõveda eest, hoia kõige selle roojastava eest, hoia nagu Danieli ja tema sõpru, kes oli Paabelis ja kes hoidsid oma puhtust ja kellele sina, jumal, saad ilmutusi anda. isa, me palume täna seda, et anna meie lastele, anna meie noortele, anna neid nägemusi, anna neid ilmutusi. isa, me täname sind, anna vanadele neid unenägusid ja õigeid palveid nende unenägude ajal ka. isa, me täname sind, et me tohime seda õnnistust praegusel hetkel paluda. isa, me palume seda, et meil lastel võiksid olla õiged sõbrad ja isa, hoia halbadest sõpradest. isa, me palume seda, et nad oskaksid teha õiged valikud, kui nad endale elukaaslast otsivad ja kellega oma elu siduda. ja isa, me palume, et nende abielud oleksid õnnistatud, et need ei laguneks. ja kui kuskil on see lagunemine olnud, siis lõppegu see rida ära Jeesuse nimel. isa, me täname sind, et me tohime lihtsalt õnnistusi praegusel hetkel paluda. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. ja isa, ma tänan sind, et sa oled kinkinud meie koguduse rahvale palju lapsi. jumal, me täname sind, et me tohime täna neid kõiki õnnistada. ja jumal, me palume seda, et vanematel oleks tarkust, armastust ja vastupidavust neid kasvatada. ja isa, kiitus ja tänu sulle, et me võime neid kõiki praegusel hetkel õnnistada, keda sa meile kinkinud oled. isa, sa näed, keda sa oled 114 aasta jooksul kinkinud meie koguduse järeltulijaid siia maailma, keda meie ei tunne, ei tea, kus maailma otsas nad iganes on. aga jumal, sina tead ja me täna õnnistame neid kõiki. isa, me palume seda, et pered tuleksid kokku, tuleksid need, kes ei ole olnud. isa, me palume, et tuleksid need kaugelt tulijad Jeesuse nimel. isa, me täname sind, et me tuleksime rõõmsalt kokku ja tuleksime, issand, sind kummardama sinu sünnipäeva puhul, kui me seda oleme siin pidamas. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. ja me täname sind, issand, et sina teed tegelikult üle meie palvete ka ja sellepärast me lihtsalt, jumal, usaldame kõik need valud ja kõik need tänud, mis meil on praegusel hetkel südametes ja need igatsused ja jumal, tule sina lihtsalt oma armuga. isa, me palume seda Jeesuse nimel, aamen.